Mina olen Sirli Lend Pluss Meediast, oleme ELK vaimulike konverentsil koos Kaarli koguduse õpetaja Jaak Ausiga. Tere Jaak! Tere! Kaarli koguduses on nüüd hiljuti alguse saanud noortetöö ja selle kohta tahaksime sinult natukene uurida, et kuidas see siis alguse sai täpsemalt? Kaarli koguduses on olnud kunagi väga suur ja tugev noortetöö, mis aja jooksul jäi soiku, eks sellel on erinevaid põhjuseid. Ja eks me oleme mitmete aastate jooksul üritanud seda noortetööd käivitada, et taas, et see ikkagi suur kogudus ja noortetöö võiks nagu olla. Ja oleme ka teinud erinevaid katseid ja proovinud leida inimesi ja see ei ole kuidagi nagu õnnestunud, et oma koguduse noorte hulgast ei ole sellist inimest olnud. Ja siis ma ühel hetkel otsustasin, et kuulutaks konkursi välja noortejuhi ametikohale. Et äkki leidub mõni selline noor inimene, kes väga tahaks teha noortetööd ja veel sellest palka saada, et äkki keegi tahab. Ja siis olid mõned kandidaadid, kelleks tõsiselt võetavamaks osutus minu jaoks Katariina Ubaleht. Ja Katariinaga me sellise kokkuleppe tegisime, et ta meil siis noortejuhi ametit pidama hakkas. Ta on küll meil osalise ajaga noortejuht esialgusest, võib-olla see võib tunduda kentsakana, aga minu praktika on ütelnud seda, ja seda ma ka Katariinale ütlesin, et koos noorte töö kasvamisega kasvab ka tema ametikoht. Ehk siis ta ei ole tänasel peal täisajaga ametis, vaid on osalise ajaga. Aga kui noori tuleb ja noortetöö käib aktiivselt, siis sellest võib kasvada välja ka täiskohaga täiesti amet. Niimoodi konkursi korras ei olegi kuulnud, et tehakse varem, et kuidas see välja nägi, kas siis olidki lausa katsed noortejuhi ametisse? No mida sa siin katsetad või mille pealt sa katsetad? Meil ei ole noortejuhi ju spetsiaalset koolitust olemas ja pigem oli seal minu jaoks üks oluline kriteerium oli tahe. See, et inimene tahab seda teha ja on valmis sellesse pühenduma ja panustama. See ma usun, et on noortetöös selline hästi oluline võti. Et inimenel peab olema tahe, ind, mis võib küll mõnikord raugeda, aga vähemasti, et esialgu silmad säravad ja tal on see tahe olemas, et kõik muid asju on võimalik nagu õppida, et kõik muud asjad tulevad juurde. Et see võid olla väga kõrgesti haritud õppinud noortejuht, aga kui sul seda indu ei ole ja seda sära silmis ei ole, siis see ei tule välja. Ma usun, et ka kooliõpetajaid, üldse inimesed, kes peavad teiste inimestega nagu tegutsema, ma arvan, et ka vaimulikud, ükskõik kui palju nad ametis ei ole, kui neil ikka silmad on ära tuhmunud, siis nad ei kõneta ka kogudust enam väga palju, nii et see oli see põhiline kriteerium. Ja just see, et on valmis pühenduma ja sellesse panustama. Et ma ei tahtnud olla sugugi nõus, et inimene hakkab seda tööd tegema nagu mingi teise töö kõrvalt, et ma laupäeval tulen Narvast, sõidan kohale ja siis teen noorte õhtu ja siis sõidan Narva tagasi, et kas te mulle sõidupiletit kompenseerite, umbes sellises stiilis. Vaid, et ikka oleks koha peal ja saaks teha, mitte ei käiks palga pärast tegemas. Kuidas on läinud nende noorte üritustega? Mida noored on teinud? Eks käivitunud on noorte õhtud, on sõpruskogudusega Soomes kontakti seatud, on mõeldud teatud tegevusi, aga loomulikult ega see töö kerge ei ole. Et eriti Tallinna linnas, kus on nii palju alternatiive noortel, kus on sellist muud tegevust nii palju, et neid noori kokku saada, siis see ongi raske. Et seda ma ka Katariinale pidevalt olen öelnud, et see ongi raske, aga me peamegi selles mõttes selle peale palves mõtlema, aga kindlasti ka ise mõtestama, mis tegevused need on ja mis on need asjad, millega me võiksime siis seda sõnumit noorteni viia, et nad just Kaarlisse noorte õhtule võiksid tulla või pühapäeval jumalateenistusele või kuhu iganes. Et ma usun, et kui see oleks nagu üks lahendus, siis see oleks nagu $1,000,000 küsimus või vastus, ütleme, et kui keegi oskaks öelda, et hakkad nii tegema ja siis ongi kirikrahvas täis, kiriknoori täis. Oskad sa öelda praegu ka, et kust need noored tulevad või kuidas nad leiavad tee sinna Noortekani ja kirikusse? No, eks me levitame seda infot erinevates kanalites, olgu ta siis sotsiaalmeedias või ka koguduse teadetes.
et kindlasti neid võimalusi on teisi ka ja ma ise nagu tegelikult oma mõttes olen panustanud, et me siin kevadel tahame hakata tegema ühte noorteleeri taas, mis on Kaarelis kunagi olnud väga tugev. Noorteleeri siis vanusele just nimelt see klassi mõistes 10-11 klass nagu sellise erilise rõhuasetusega. See oli meil kunagi Kaares väga populaarne. Seal oli ikka 30-40 noort sageli koos ja leerilaagrid ja kõik sellega kaasnev. Et me ei ole nüüd mitmeid aastaid seda teinud, oli üks väikene rühm, kus oli mul 4 noort istus laua taga, aga võib-olla nüüd on jälle see hetk käes, et me igatahes märtsikuuses proovime alustada ühe noorteleeriga ja võib-olla see on see koht, mis nagu annab ka sellele noorte tööle sellist indu taas nagu juurde, kui selle rühma kokku saab ja kui õnnestub luua see sild selle leeri kooli ja siis noorte õhtute ja nooreks olemise ja kõige sellega kaasneva. Aga seda ei saa enne teada, kui saab see välja kuulutatud ja kui inimesed kas tulevad või ei tule. Mul on väike lootus, et äkki tuleb selle pealt, et kuna ma ka koolis töötan, et siis ma olen tunnetanud teatud huvi. Kas see nüüd tõele vastab, siis tõehetk on kuskil seal märtsis. Kuidas sina koguduse pastorina saad kaasa aidata noorte tööle või kas koguduse noorte juht on öelnud midagi, mida ta ootaks oma pastorilt? No eks praegu on sageli see, et minu viga on muidugi see, et ma olen kunagi noortetööd nii palju teinud ja ega mul mingid sellised pildid on nagu ees ja ma aeg-ajalt hoian ennast nagu tagasi, et mitte õpetama hakata, et just nimelt seda, et pigem ma püüan suunata, mõnikord ikkagi ma õpetan ka, et kuule, et nii ei saa, et see ei tööta, üks või teine asi. Aga kindlasti selline toetus ja julgustus, mis võib olla teinekord, võib noortejuhile näida sellise, et mis mõttes sa oled vana mees, mida sina tänapäevastest noortest tead. Ma ikkagi arvan, et ma natukene tean ja lihtsalt mõningane elukogemus ütleb seda, et võib-olla on mõningaid asju, nagu ma kipun ütlema, targem teha. Et võtta veelgi suurem ambitsioonikam ettevõtmine, et ei tasu jääda sellise pisikese asja, et tuleks veel laiemalt kuidagi proovida kaasata, et see võib rohkem töötada kui selline see tõenäosus, ehk siis kas sa paned 1 võrgu vette või paned sa 13 võrku. 1 võrguga võib väga hea saagi saada, aga tõenäosus 13-ga on suurem. Jah. Kas selle väikse ajaga, mis noortetöö on nüüd seal olnud, on näha ka, et on koguduse elu üldisemalt kuidagi muutunud? Ei ta veel ei anna tunda. Tähendab, nii palju annab, et meie kiriku kelder on teatud sellise uue kasutuse leidnud, et noored meil kiriku keldris koos käivad ja see on küll tänu noorte tegevusele taas nagu selliseks elukohaks muutunud. Kord nädalas nad seal praegu kokku saavad ja selles mõttes, et tingimused on tegelikult päris hääd neile selleks, et seal kokku saada. Et see kindlasti, aga ütleme, et sellises suures pildis kindlasti veel mitte, kuna ta on tõesti alles lapse kingades selles mõttes, et see võtab aega. Et sellist mõju nagu olema hakkaks, et see võtab kindlasti aega. Aga mis võiks olla tulevikus äkki see ideaal või selline võimalus, et kuidas siis noorte töö saaks koguduse elu muuta, aktiviseerida või... Ise küsimus on, kas ta peab aktiviseerima? Et see on nagu omaette teema täiesti. Ma pigem näeksin seda, et mis on nagu noortetöö ülesanne. Noortetöö ülesanne on olemuslikult tegelikult kogudusliku järjepidevuse hoidmine oma olemuses. See, et noored inimesed liituvad kirikuga või nad on juba liitunud laste töö kaudu tulnud, pühapäevakooli kaudu tulnud, eks ole. Et see on nagu selline järjepidev protsess, et ühel hetkel nad on noored, siis nad loovad oma pered, siis nad saavad ühel päeval vanaks, eks ole. Et kiriku roll on ju olla inimese kõrval kõikidel eluhetkedel, sünnist surmani. Pärast surma lähevad nad Kristuse juurde. Aga ka siin maa peal on meil ikkagi võimalik Kristuse juurde minna just nimelt pühapäevasele jumalateenistusele, sõna ja sakramendi juurde, mis on selles mõistes ääretult tähtis ja ääretult oluline inimesele vajalik. Ehk siis ta ei peagi nagu koguduse elus kuidagi, ma ei tea, mingisugust revolutsioone korraldama või ma ei tea, mingit liturgilist uuendust tegema või midagi taolist, vaid et see pilt võib-olla peaks kajastuma selles, et
kiriku liikmeskond ja kirikus käijaskond pühapäeviti nooreneb. Ehk siis see keskmine vanus, mis meil võib-olla praegu on seal Kaarlis, ma arvan, et seal 40 pluss või võib-olla isegi rohkem, et see number hakkaks vähenema, et noored inimesed ka häälmeelel pühapäeval jumalateenistusele tulevad ja et need on selles mõttes pildis, et ei oleks seda tunnet, et kirikus on ainult vanad inimesed. Ja, aitäh Palun. Ilusate mõtete eest ja valgustamast meid ka Kaarli koguduse noortetööst ja soovime palju õnnistust ja indu kindlasti. Suur tänu teile ka, jõudu jaksu selle töö tegemisel. Aitäh.